Kuidas küll kärpida remontantvaarikaid? Kui olete väga kärsitu, siis lühike vastus on siin. Esiteks, lõigake ära kõik teise aasta varred. Teiseks, lõigake maha esimese aasta varte tipud. Ja kolmandaks, harvendage peenart nõnda, et meetril jääks alles 15–20 vart. Ongi kogu kunst. Aga kui tahate põhjalikumat selgitust, siis varuge kannatust ja vaadake ära kogu video. Jääge meie kanalile. Niisiis, talv on möödas ja käes on aeg remontantvaarikaid lõigata. Aga kuidas seda teha? Nagu öeldud, siis kõigepealt tuleb ära lõigata kõik teise aasta varred. Need andsid oma saagi juba eelmisel aasta suvel ära ja õigupoolest on nad juba surnud. Seega pole meil neid enam vaja. Pigem on neist isegi tüli. Näiteks hakkavad nad peenrast püsti elu kõdunema ja võivad haigusi ja kahjureid ligi meelitada. Parem on nad ära lõigata ja ära põletada. Aga kuidas neid siis ära tunda? Väga lihtne. Teise aasta varred on hargnenud. Kogenud silm ütleb ka koore värvi järgi ära, milline on teise aasta vars. Ja kui te olete hoolikas aednik, siis sidusite te eelmisel aastal varred toestiku külge. Mina näiteks tegin nõnda ja seetõttu ma saan kohe aru. Traadi külge seotud vars on vana, selle lõikan ära. Ja kust lõigata? Ikka madalalt, võimalikult maapinna ligi. Järgmisena tuleb kärpida esimese aasta varsi. Nad kasvasid eelmisel kevadel maast, õitsisid sügisel ja andsid saaki, kuni külmaks läks. Ja kuidas neid siis ära tunda? Lihtne. Nende ladva tipus on poolenisti kõdunud kobar, õisi ja marju, mille külm sügisel ära võttis. Ja pange tähele, vars on hargnemata. Alles tuleval suvel kasvavad lehekaenaldest külgharud, millel puhkevad kevadel õied ja kasvavad keset suve marjad. Nagu näete, on esimese aasta varred täiesti teistsugused kui teise aasta varred. Neid omavahel segi ajada ei ole võimalik. Aga mis nendega siis teha? Tuleb ära lõigata latv. Täpsemalt see poolenisti kõdunenud kobar. Alles teda jätta ei saa, sest see läheb hallitama ja nakatab ülejäänud taime. Lõikame need ära ja põletame lõkkes tuhaks. Siis saab kahjuritest ja haigustest lahti. On jäänud veel kolmas ülesanne. Peenra harvendamine. Milleks veel see? Kaine mõistus ütleks, et mida rohkem on varsi, seda suurem saak. Aga ärge uskuge kainet mõistust, sest juba Ilmar Laaban ütles, et juuksed ei mõista peakainuse valu. Esiteks, pange kõrva taha. Me elame piiratud ressurssidega maailmas. Kõige jaoks ei jätku vett, päikesevalgust ega toitaineid. Kui lasta vaarikatel vabalt vohada, siis kasvatavad uusi varsi ja lehti. Marjade jaoks ei pruugi ressursse jätkuda. Kui te just ei kavatse vaarikavarre teed müüma hakata, siis pole see just kõige parem stsenaarium või kuidas. Seepärast lõigake maha väikesed ja kidurad varred, et suurematele ruumi teha. Teiseks peate arvestama kahjuritega. Kõikidest pingutustest ja taimekaitsest hoolimata tungivad istandusse kahjulikud putukad, viirused, hallitused ja nii edasi. Nakatunud varred tuleb välja lõigata ja kohe põletada. Hea oleks seda muidugi jooksvalt teha, aga kust võtta selleks aega? Aga vähemalt korra aastas, lõikuse ajal, tuleb vähegi kahtlased varred eemaldada. Näiteks mul on siin mõned varred, millel on pahk külge kasvanud. Või siis on vars ebanormaalselt kaheks harunenud. Need tuleb kindlasti ära hävitada, muidu levib nakkus edasi. Aga kui palju harvendada? Nakatunud varte puhul pole küsimuski. Nad kõik tuleb ära hävitada. Tervete puhul jätke alles kõige pikemad, jämedamad ja ilusamad varred. Jätke peenrasse alles 15–20 vart jooksvale meetrile. See kõik oli teooria, aga nüüd on aeg praktikaga tegelema hakata. Jõudu mulle selleks ja teiega näeme juba järgmises videos.